Dominus, Sancta Maria, ora pro nobis, Sancte Michael, ora pro nobis, Sancte Paule, ora pro nobis, Sancte Raphael, ora pro nobis, Sancte Petre, ora pro nobis, Poika Hans, Sancte Paule, seniks jääb see laegas sinu hoolte, kuni sa Püha Brigitta enese käest oled teada saanud, kuidas sama elu pead jätkama ja kes reliikvia endale peab saama. Minule ei ole seda enam näha antud. Siis, kui tema sind käsib, pead sa püha reliikvia kloostrile üle andma. Omnipotens et misericors Deus, qui humano generit salutis remedia et vita aeternam munera contulisti, respice propitius famnum tuum, infirmitate corporis laborantem, et animam refoge quam creasti, ut in cora exitus ilius, absque peccati maculativi creatori sua, per manus sanctorum representari meriatur, per Dominum nostrum, Iesum Christum. Amen. Reliquia, 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 reliquia. Meie ees on viimne reliquia, me käes on viimne reliquia. Õhtu jõuab, päev veereb, aga meil on viimne reliquia. Õnn, usk, lootus, armastus, tõde, õiglus, õiglus ja vabadus. Reliquia, reliquia, reliquia. Kes teab, kus on viimne reliquia, kelle käes on viimne reliquia. Õhtu jõuab, päev veereb, aga meil on viimne reliquia. Reliquia, 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 reliquia. Püha Brigitta on meile vaimuväge kosutava testamendi jätnud. Ja tema reliikvia on meile puhta ja vankumatu usu sümboliks. Nüüd, kus usklik maailm on reformaatorite ja ketserite väärõpetuse läbi hukka minemas, kus lokkab pordu elu, kus talupojad Jumala ära on salanud ja käe oma isandate vastu tõstnud, just nüüd peame olema meie see kõige tugevam ja õigem usukant siin riigis. Ja meie hool ei tohi mitte raugeda. Tema püha reliikvia teeb imet, me saame seda näha. Ainult meie võime olla püha reliikvia hoidjad ja kaitsjad. Palugem siis, et meie püha Brigitta ilmutaks end Hans von Riespiterile. Aamen. Õiendus on ürikusse kantud. Püha Brigitta ei ole enam tervenisti maetud vatstenasse. Graf Peter, see Riespiteri kauge esivanem, ei ole enam tema vaenlane. Miski pole maailmas igavene. Jumal olgu kiidetud, kes lasi tõde jälle sedapidi paista. Kes on see imeline Preili? See on Agnes von Mönchhausen, meie aulise abtissi õetütar ja hoolealune. Püha Brigitta on minule ilmutanud. Mida ta sulle ilmutas? Tema käskis mul
püha reliikvia kloostrile üle anda pärast seda, kui ma olen preili Agnes von Münnichhuseniga abiellu astunud. Tegelikult olen mina Liivimaa parim ratsutaja. Kas tõesti? Üle kõige on maailmal vaja üht vaba last, kes midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast ega kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust. Kuid püüdjail on vaja just vaba last. Põgene vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene vaba laps. Vii peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hoolid. Põgene vaba laps. Vägivald armastab vabadust, tahab ta võita ja vallutada. Vägivald igatseb vabadust, enda najale kallutada. Vägivald armastab vabadust, armastab vabadust. Põgene vaba laps. Põgene vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene vaba laps. Vii peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hoolid. Põgene vaba laps. Üle kõige on maailmal vaja üht vaba last, kes midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast ega kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust. Kuid püüdjail on vaja just vaba last. Põgene vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene vaba laps. Vii peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hoolid. Hei, sina, seisa! Kes sa oled? Röövel? Salakuulaja? Mässaja? No, oota. Seisa! Kaitse ennast. No. Delvik! Sa pead ütlema, kes sa oled ja mis sa siin teed? Olen Rootsi kuningas. Ära tee nalja, teekäija. Vasta, kui sult küsitakse. Olen vaba mees. Mu nimi on Gabriel. Mis siin sünnib? Kas teil pole häbi? Mitmekesi ühe jalamehe kallale kippuda. Me tegime veidi nalja. Ta võitleb väga hästi. Vapralt. Ma võtan ta oma teenistusse. Ettepanek on ahvatlev. Eriti kui kogu teie vägi seisab
õigluse eest niisama kindlalt, nagu see kaunis preili. Meil lobisemise eest palka ei maksta. Tere, Gabriel. Ega ma sind ei eksitanud. Tere, Siim. Mis uudist? Mis nad sinust tahtsid? Mine küsi nende käest. Täna on kihluspidu. Õhtuks on mõisameeste laager maani purjus. Tahame minna õnnitlema pruuti veigmest. Mis sa arvad? Või on see buss rooste läinud? Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ükskord prahvatab vimm, mis kogunen salaja. Mõisad põlevad, saksad surevad, mets ja maa saavad meitele. Jah, meitele, jah, meitele, jah, meitele, meitele, meitele. Jah, meitele, jah, meitele, jah, meitele, meitele, meitele. Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ükskord prahvatab vimm, mis kogunen salaja. Mehed, Tallinn pole enam kaugel. Tallinnas on meil toetust oodata. Seal on Ivo Schenkenberg enda ümber Eesti soost vabadikke kogunud ja teenib nüüd rüütelkonda. Me peame selle salga koos Ivoga oma nõusse saama. See pole lihtne. Ma tunnen Ivot. Siis võtad ühe mehe endaga kaasa ja lähed temaga aega viitmata Tallinna. Aga kihlus? See mure jäta minu hooleks. Olgu. Meie põleme, meie sureme, siis ei jää enam ühtegi orja, ei ühtegi orja, ühtegi orja, ei ühtegi peremees, ei ühtegi orja, ei ühtegi peremees.
Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Agnes! Reliikvia kiiresti! Oota mind Tallinnas, Lonkava konna kõrtsis. Kuhu nüüd? Tulge. Ma olen teie võlglane. Ma ei tule teiega! Teil pole teist valikut. Hüpake! Kiiremini! Olen teile väga tänulik päästmise eest, aga edasi lähen ma üksi. Kuidas Preli soovib?
Selles kleidis on teil tülikas reisida. Võtke. Siin on midagi sobivamat reisu jaoks. Lähen Tallinna. Kui meil on üks tee, pakuksin teile ma seltsi. Muidugi lähen ma Tallinna. Tahan koju minna. Kas mu noor sõber sõidab kohe Tallinna või soovib ta kloostris veidi puhata? Aga kas Preili Agnes on juba seal? Meie andmetel on Preili põgenema pääsenud ja Jumal aitab tal peatselt kloostrisse jõuda. No siis teatage mulle Tallinna. Hästi. Aga ehk usaldaksite seniks Püha Reliikvia kloostri hoolde. Aga ma ei või üle astuda Püha Brigitta käsust. Ainult pärast laulatust. Häbematu nulk. Lähme! No! Kas noor härra ujuda oskab? Ei oska. Aga küll minu hobune oskab. Kas te ikka veel kahtlete minu võimetes? Ülimalt tähtis asjaolu. Erakordne ülesanne. Kutsub teid kloostri varjulisest rüppest, paastu ja palve juurest maailma minema. Et teisel viisil meie issandat teenida. Otsige Preili Agnes von Mönchhausenit. Vaimlaste ja sõprade seast. Maa alt ja maa pealt. Kui leiate, siis ehk Jumal annab teile andeks, et te kõik olete joodikud, vargad, liiderdajad, plaiskvorstid, tainepead. Hea mees, kes valib jumalatest ühe ainsa välja, parem veel, kes suretab kõik ülejäänud välja, sest kindel linn see vajab kaitset ja varjupaik vajab varjupaika. Kindel linn vajab väga kaitset ja varjupaik salavarjupaika. Kindel linn vajab väga kaitset ja varjupaik. Salavarjupaika. Mu vaene tädi, kui ta meid praegu näeks. Ta paneks mu kiriku vande alla. Selle püstoli läbi oleksin ma peaaegu et oma päästjast ilma jäänud. Kui pihta oleksin saanud. Kuivatage oma riided ära.
Gabriel. Mis on Preili? Öelge mulle, kes te olete. Ma olen Aadli Preilide röövija. Ja mitmes mina teil röövida olen? Ausalt öelda esimene. Ei tõsiselt, kes te olete? Mis te ise arvate? Rändrüütel. Näitleja. Või ikkagi mässaja? Olen see, kelleks te mind peate. Ma pole täna see, kes ma olin eile. Ka teie pole homme enam see, kes te olete täna. Rääkige edasi, Gabriel. Ma kuulan. Aga nüüd, kui soovite, olen võlur. Näete seda tünni? Bravo, bravo, bravo! Appi, aidake! Lähme. Tere, Gabriel. Tere, mehed. Tere, Gabriel. Tere. Tere, Gabriel. Mis sitikas see ikkagi võiks olla? Vend Hieronymos tunneb pühakirja kõige paremini. Las tema ütleb. Jumala poolt loodud elajate hulgas ei ole teda üles tähendatud. Tähendab, ta on saatanast. Number 2. Number 2, vend Albert. Jägala jõelt. Niisiis, Preili Agnes on mässajate küüsi langenud. Püha reliikvia nimel me peame ta otse kohe päästma. Ja õige. Nüüd tuleb meil tegutseda, teha üks kombinatsioon. Tuleb ära kasutada sellist meest nagu Ivo Schenkenberg. Ta on ju röövel. Kes? Ivo Schenkenberg? Jaa, ta on röövel ja lurjus ehk vaba mees, nagu ta iseennast nimetab. Vabad mehed ongi need kõige suuremad ketserid. Isegi kõige suurem ketser võib olla kloostriliitlane, kui ta teenib püha reliikviat, nii on lood. Otsi ikka omale sõpru oma vaenlaste hulgast ja sa oled suuremeelne ning võitmatu. Palun.
Noorhärral tuleb Gabrieliga ühte heita. Ja tööd. Hea tööd, Preili. Gabriel! Mis on? Ärge kartke, need on kohalikud talupojad. Tulen kohe tagasi, jään teie und valvama. Või et sa pole veel Tallinnas käinudki. Ja mis junkruke see sulle on kaasa siginenud? Teda ma ei jätta. Ta päästis minu elu. Gabriel teab, mis ta teeb. Päästetud junkruga on tal hõlpsam Tallinna pääseda. Gabriel. Mu armas Gabriel. Mis juhtus, Preili Agnes? Hobused ootavad. Magasite hästi, noor rüütel. Hei, kõrtsmid! Ütle Gabrielile, et ta jagala teest kõrvale hoiaks. Ta läks juba ära. Kas ammu? Varavalgel.
Kuulge, Gabriel, ma tahtsin küsida. Kas need hirmsate nägudega mehed seal kõrtsitoas olid mässajad? Hirmsate nägudega? Ma olen näinud mässulist tuld Gabrieli silmades. Ja ma ei ütleks, et teie ilus näok sellest hirmsamaks muutuks. Kas arvate, et ka mina võiksin olla mässaja? On nii? Ühel seikleval Priiuse rüütlil olgu pistoda alati veel või peitku ennast hoopis ta põues, nii on kindlamgi veel. See relv on ka imelik talisman, mis hoiab sind päeval ja ööl ja lõikab läbi kõik kütked, millesse satud sa teed. Ta jätab terveks vaid kütked, mis hoidmas teda sinu ööl. Neid kütkeid läbi tema ei lõika, sest nii on kindlamgi veel. Kust ta on sinu kätte jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu tao? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb või kaob? Ühel seikleval Priiuse rüütlil olgu pistoda alati veel või peitku ennast hoopis ta põues, nii on kindlamgi veel. See relv on ka imelik talisman, mis hoiab sind päeval ja ööl ja lõikab läbi kõik kütked, millesse satud sa teed. Ta jätab terveks vaid kütked, mis hoidmas teda sinu ööl. Neid kütkeid läbi tema ei lõika, sest nii on kindlamgi veel. Mis meist saab? Ei tea. Jõudu, külamees! Meil on hobused tarvis. Võtke, kui vaja. Ma söön oma mütsi ära, kui üks neist pole naine. Ei tea kumb. Mul poleks midagi selle vastu, kui saaks tüdrukuga pisut püherdada. Ära loll ole külamees. Anna tüdruk siia, me laseme sul eluga minna.
Vaadake. Teie hobused põlevad. Hobused! Rahu! Sure. Raisk. Mehed! Mis siin sünnib? Sai pisut müratud. Tere, Ivo. Gabriel, sina? Mis siin juhtus? Aitäh, Ivo. Kes on su kaunis kaaslane? See on Preli van Mönnikhusen. Sina oledki siis see. Ivo Schenkenberg, mu kasuvend. Olen teel Tallinna, et sinuga rääkida. Eks räägime siin samas. Mehed, lähete Preliga laagrisse. Kui temalt peaks üks ainus kaebus teie vastu tõusma, lasen teid kõiki oksa tõmmata. Teadagi. Kas tead, et mul on kästud Preli Agnes von Mönnikhuseni röövjat, see tähendab sind tappa? Aga minul on tehtud ülesandeks meelitada mässajate poole Tallinna väesalk, see sinu oma. Sina oled siis oma ihaldatud vabaduse nende mässajate heaks ohverdanud. Ja sina teostad oma vabadust röövlikarja eesotsas. Sa ehitad õhulosse. Vabadus, see on jõud ja võim. Sinu jõud ja võim on sinu vangitorn. Tead, Gabriel, juba lapsest saadik olema pidanud kuulama sinu targutusi. Kuula nüüd mind. Kao siit. Ma pole sind näinud. Et Agnes sulle jääks. Ma olen teoinimene, mitte targutaja. Väepealik Ivo Schenkenbergi armuke, see ei kõla just halvasti. Jaa, võib-olla küll. Mõne müüdava tüdruku jaoks. Me kõik oleme ühtemoodi müüdavad. Mõni ainult on natuke kallim kui teine. Kahju, et me kohtusime. Sa rikkusid mul tänase päeva ära. Kohe näed, vanad sõbrad.
Kui ilus sa oled. Meie isand on sinusse armunud. Armunud? Aga kes ta on? Meie isand Ivo. Ta on nii hella südamega mees. Õnnelik on see neiu, kes on võitnud tema armastuse. Lahingus on ta vapper kui lõvi. Armastuses aga. Mis sa vaatad? Ja mis siis edasi? Preli Agnes on jälle vabaduses. Nagu mul teada on, asub ta praegu sinu telgis. Ja jääbki sinna, kuni temast on saanud proua Schenkenberg. Mis õigusega sa teda kinni pead? Tugevama õigusega. Jätta. Kloostri tõde ja õpetus on hoopis tugevamad kui sinu mõõk. Saa sellest aru, kui suudad. Et Preli Agnes on Hans von Riespieteriga kihlatud. Ja see, kui silmas pidada püha reliikvia saatust, on meie kloostrile küllaltki tähtis, aru Ivo. Püha kirik ei mõista eksijat hukka ja iga kaabakat manitseb ta mõistlikkusele. Ma armastan Preli Agnest. Milline? Suurepärane värv. Kas pole tõsi? Hülja! Põgene vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene vaba laps. Vii peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hoolid. Põgene vaba laps. Kõigil tarvis on siin vaba laps. Kas anname pihuks ja põrmuks kloostri, selle võõra vaimu ja võimu kantsi, kes meie vabaduse, meie maa, meie leiva on ära pidanud ja jalgade alla sõtkunud? Jaa! Siis küsin ma teilt, miks ei näe me Ivo Schenkenbergi mehi, meie vendi teie hulgas? Klooster on nad ära meelitanud ja äraandmise teele ahvatlenud. Mis on äraandja palk? Ja sellepärast hüüan ma teid üles ka ennast isekeskis valvama, et äraandjal ei oleks osu ega armu, et salakõrv ei kuuleks, silme ei seletaks, hammas ei hakkaks. Preli Agnes on meelt muutnud, ega taha kuuldagi abiellu heitmisest Hans von Riespieteriga. Suure vaevaga suutsin peigmest veenda, et enne kui ta oma pruudilt jah sõna võib kuulda, peab Preli klooster rahus veidi toibuma. Ja üldse, kas abielu ongi meile nii eriti tähtis praegusel momendil? Mäss paisub päevast päeva, meil tuleks veidi mõelda kloostrit kaitsele. Kloostrit kaitseb püha reliikvia, igasuguse õnnetuse Seda eest. kahtlemata, aga igaks juhuks leppisin ma Tallinna Raega kokku, et ta saadaks kaitsesalga kloostrisse. Mis puutub laulatusse, see jäägu teie otsustada. Mina oma otsust ei muuda. Ma kummardan teie meelekindluse ees. Ma küsin sinult viimast korda. Sinult, kes sa oled Jumala tahtel ära valitud püha reliikviat kloostrile tooma.
et maailm oma kõikuma löönud tões jälle kinnitust saaks. Kas su hing on valmis, et püha ürituse nimel astuda abiellu Hans von Rispieteriga? Ei. Sa vaene vanemateta laps. Okkaline saab olema sinu tee püha tõe juurde. Vana, sa päästsid mind kindlast surmast. Ütle. Mida ma saaksin sinu heaks teha? Minu heaks ei ole sul midagi vaja teha. Sinu ümber on häda ja viletsust, kus sina saaksid toeks ja abiks olla. Ja sa mine ning täida oma kohust. Aitäh, et eluvaimu sisse puhusid. Mine, sul on kiire. Sindu oodatakse. Kuule Siim, kas sa tead, mis sellest Kuimetsa pruudist on saanud? Rispiteri pulmad olla pidamata, eks Tallinnas kuuled. Vaata. Tule ometi. Tule. Aitäh. Kui te lähete Tallinna poole, siis ma võin teie jalapäeva vähendada. Kui püha õde nii lahke on. Hei, ööke! Kes sul seal vankris on? Küünlad! Pühad õdede jaoks! Oota! Meil on käsk kõik vankrid läbi otsida! Püstol! Päästa meid pattusid. Andres meie patud, ma sinul päästa.
nüüd. Näe veel üks. Siin. Ma olen vaba mees. Mis õigusega te mind kinni peate? Ei. Keegi ei pea teid kinni. Muidugi. Vaba mees küll, aga praegu on meie maal sellised rasked ajad, kus me peame üksteist aitama. Mis te minust tahate? Ma ei tee sellest mingit saladust. Ma tahan mõningatel tingimustel muidugi teile teatada, kus viibib praegu Preili Agnes. Preili Agnes? Ma ei hakka rääkima Preili Agnesest, isegi teiega mitte. Kahju. Väga kahju, et Preili Agnes teid sama kõrgelt ei hinda. Ning helistab teile kedagi teist vaba meest. Kas te Ivo Schenkenbergi tunnete? Te valetate. Vaadake, meil on teada, et te olete seotud mässajatega. See asjaolu võib väga rikkuda meie vahekorda. Aga me teame, et olete juhuslikult nende hulgas ja nad ei usalda teid. Kulla sõber, kas te ei tahaks meid aidata? Ei. Teie vastus teeb teile tõesti au. Palun, te olete vaba. Võite minna. Aga mõtelge järele. Te mõelge veel. Mina oma otsusest ei tagane. Kardan, et ka Preili Agnes ei tagane. Kui lubate, tõestan ma teile, et püha reliikvia saab kloostrisse toodud veel enne, kui meil õhtumissa algab. Kuid selleks tuleb pühitseda Preili Agnes nunnaks. Need teie vahendid on minule vastu võtmatud. Roni üles! Kes see on? Üks õnnetu hing. Lähme.
Siit kabelist viib maanune käik Tallinna Prookusmäele. Ma palvetan teie eest. Igaks juhuks hoian pöialt ka. Hästi. Aga veel parem. Kui saaksite Siimule edasi öelda, et ootan teda Tallinnas. Hea küll. Seal on see käik. Seal. Mis su nimi on? Gabriel. Hei! Gabriel läks Tallinna ja ootab sind Prookusmäel. Miks sa siin kloostris elad? Vanemad panid pattude pärast. Mis patud need olid? Kallista mind natuke. Küll sa siis näed. See mõni patt. Tee lahke loega. Tugevdage kloostris valvet. Ja teatage Tallinna Raele, et on põgenenud ohtlik mässaja. Preili Agnes on nõus. Tõld on valmis. Klooster ootab teid ja reliikviat. Mis? Minu laegas, minu kübar, minu mõõk. Minu pruut ootab mind. Ega me laulatusele hiljaks ei jää. Kas Preili Agnes on ikka tervise juures? Kas me oleme ikka õigel teel? Te olete ikka kohal. Aga see, mis? Pea kinni! Oota! Pea kinni! Tegin, mis tahtsite. Juhatage Ivar Schenkenberg Preili Agnese juurde.
Ärge kartke. Kus teie härra on? Aga härra von Riisviter sõitis kloostrisse. Kloostrisse? Laulatusele. Kloostrisse. Üks mees nägi unes taevalikku õiglust, mis ühendab kõik, kes tema eest võitlevad. Üks mees nägi unes taevalikku õiglust ja hakkas seda kuulutama sellest päevast peale. Lõpuks on kõik ainult enese müümine. Turul me oleme vennad ja õed. Tükkhaaval, jupphaaval, päevhaaval, tundhaaval, üksteisel müüme omad usud ja tõed. Üks mees nägi unes taevalikku õiglust, mis ühendab kõik, kes tema eest võitlevad. Üks naine nägi unes taevalikku armastust ja hakkas seda kuulutama sellest päevast peale. Kuhu Schenkenberg nii kauaks jääb? Ivo ei tule enam siia. Ivol on täna laulatus. Ma tulen sinuga. Sa oota mind kloostri taga metsas. Üks naine nägi unes taevalikku armastust ja hakkas seda kuulutama sellest päevast peale. Hakkas seda kuulutama sellest päevast peale. Jatka nüüd ise. Veel täna pead sa nunnaks saama. Ei tohi, Agnes, ei tohi! Ei tohi. Gabriel, sa ütlesid Gabriel.
Oled sa tont või inimene? Tervisi teisest ilmast. Seal oodatakse sind. Mitu korda ma ühtes sama meest pean maha lööma? Kallis poolvend, sa oled mulle lapsest saadik vastik. Igal pool oled sa mul risti jalus. Mis on see sinu suureline vabadus? Ükski koer ei nõuta sinusuguse hulguse järele. Kas oled sa omal vabal tahtel siia tulnud, et ennast issandale pühitseda lasta? Siis ütle, et sul ei ole teist Jumalat meie issanda kõrval. Agnes pühitsetakse nunnaks. Noh, olgu selle lõpp. Vaba mees ei pidanud ju tapma. Ma ei ole vaba mees. Mul ei ole teist valikut. Üksinda ei tee sa midagi. Kus Siim on? Siim on kloostri metsas. Agnes! Võtke kinni see põrgukoer! Lööge risti, tõmmake rattale! Usurvetajad rattale!
kinni. Mis kass see niisugune on? Ilus kast, teine ja. Ei tohi, see on reliikvia. Reliikvia? Nüüd ma tean, kes sa oled. Mehed, meie võit! Kõik kirikusse, häälik peab kõnet! Lähme ka. Lähme. See on kurjuse ja vägivalla pesa, kus inimesi kui vangi kinni hoitakse. Klooster elab talupoegade vaevas ja on iga aastaga rüütlite poolt. See koda, kus ülevold sallikaks, ülevold tehakse, ei ole jumala teenimise koda. Täna võib iga kloostri elanik valida, kas ta tahab siia jääda või vabaks saada. Meie reliikvia on vabadus! Olen väsinud. Püha isa, nad purustasid püha reliikvia. Matsid jäävad matsideks. Asjad tegid seda. Ilma reliikviata ei saa nemadki läbi. Klooster põleb. Kas see on lõpp? See ei ole lõpp. Kõik kestab edasi. Selle tulekahju pärast ei lõppe veel meie püha üritus. Aidaku meid Jumal. Reliquia. 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 Viska nurka viimne reliquia, jäta sinna paika reliquia. Õhtu jõuab, päev veereb, otsi endale uus reliquia. Viimne reliquia. Viimne reliquia.
reliikvia